Nii, aga tere õhtust Tere õhtust! ja alustame siis siin pimedas. Meil õhus on pime juba, ma ei tea, kuidas teil on, mõnes kohas on valge juba, on ju, või veel valge tähendab. Kus see võiks küll olla? Päike, Ja Tammsalus on kogu aeg midagi teisiti. Ja täna me pidime rääkima siis sellest uuest sarjast, mis tegelikult eile läks lahti selle müük. Ja et natuke läbi ühe nii-öelda slaidiprogrammi siis anda rohkem informatsiooni ja ühe me nüüd ütleme kohe ära, et kui väga paljud, kus sina kadud? Kui väga paljud arvavad, et see Artisti stuudio uus Zen Energy sari on nüüd teismelistele. Ei, see ei ole teismelistele. Milleniaalid. Milleniaanidele ja teismelised ei ole milleniaalid. Et kuskil niisugune alates 30 või kus niisugune. Jah. Et jah. Et milleniaalidele ja lähme siis kohe selle. Mis ei tähenda, et võib-olla mõni toode, et ei sobiks ka teismelisele, aga et peab sellega arvestama. Ja, nii, aga nüüd me kohe siis jagame. Nii, ja nagu siis öeldud, sina ütled siis, mis on? Lihtsasti kasutatav sari, et ma ei tea, kas te olete lehe pealt juba vaadanud, et mis seal komplektis on, mis need saadaval on, aga nad tõesti on lihtsasti kasutatavad. Ma ise olen kõik läbi proovinud, hästi mõnusad. Ja mõte ongi see, et noor inimene võibolla ma mäletan seda juttu, et kuidas ka asjal on mõnel tootel seal vannitoas kork pealt ära, et saaks rutem peale määritud ja ei peaks aega kulutama korgi eemaldamisele ja tagasi panemisele. Nii et see, kui ma seda meenutan, siis mulle tundub, et on tõesti õige lähenemine, et lihtsasti ja kiiresti kasutatavad tooted, et ei midagi keerulist. Nii, kas me siit ka natuke midagi? Ainult head koostised. Ja, et tõesti uus ja suurepärane, et ega siin peate ise proovima, et ega ühesõnaga stressivastane ja ma arvan, mõjub hästi, et siin mõnedel toodetel on isegi nimetused sellised, mis mõjuvad stressivabalt. Et see on jagatud see 3 nii-öelda kategooriasse. Ja, et kui Martina sai ka tookord neid proovida, siis oli see slaid talle abiks, eks? Et mis ei tähenda seda näiteks, kui te vaatate, eks ole, et õhtul on puhastamiseks, näo puhastamiseks pandud need meigieemalduslapid, et mitte see näo puhastaja koorija ja toonik, et ausalt, et minu enda seisukoht on see, et see on lihtsalt alternatiiv, ma arvan, arvestades seda, et kui noor inimene tuleb õhtul hilja peolt ja meik on vaja maha võtta, siis ta võib-olla, tal on uni nii suur, et ta võib-olla ei viitsi hakata jahmerdama siin pesemise ja toniseerimisega, et teeb siuh meigieemalduslapiga näo puhtaks, aga ma arvan, et ma ise pakun, et tegelikult võiks nagu igapäevarutiini ikkagi pesemine ja toniseerimine ka õhtul kuuluda. Ja alustame siis oma päeva imeliselt. No see ongi nüüd see puhastaja koorijatel on tõesti hästi väiksed terakesed, et mõnusalt koorivad ja ma ise mõtlesin seda, et miks ta näiteks, et kui on miks ta ei pruugiks sobida võib-olla teismelisele, kui on siuke aknega põletikuline nahk, et just see kooriv terakene tegelikult ärritab neid vistrikke, et see on võib-olla üks põhjus, miks ta ei sobi teismelisele, aga muidu puhastab, ma ise katsetasin väga peenkoor ja hästi mõnusaks jätab näha. Ja nagu te näete siin, siis paremal pool on ka need, mis annab lõhna ja sellise mõnusa, mis seal siis koorib. Ja, et seda saate ise siit lugeda ilusti rõõmsalt. Et Arilekalo ja nii edasi. Värvid on ilusad, eks ole ju. Nii et toonik, mina võin öelda, et jätab hästi nagu mõnusaks nagu selliseks natuke matiks ja natuke selliseks naha nagu, kui sa sõrmedega tõmbad, et nahk ei ole nagu, kuidas sõrmed nagu ei libise nii hästi mööda nahka, et midagi ta teeb suht huvitavat. Aga
värskendab ja ei kleepu tõesti, nii et täitsa tore toode minu meelest ka siis, kui küpsemal nahal on võib-olla, mis on rahvusem, sobib, ma arvan, väga hästi. Ja Sireli ja Roosi Ja. lõunaga siis on ju. Ei, no see on tore toode, see niisutas päris hästi. Nii et väike ampull, see pumbaga ja et saab kiiresti nahka niisutada, et hästi mõnus. Ja siit väga ei paista, aga tegelikult kui vaadata niimoodi lähedalt, siis ta on nagu väiksed, ma ei tea, valged niisugused kohevad või need pilvekesed või pallikesed tunduvad sees olema. Nii et mõnus. Lähme edasi. Nii, siis on see oli see silma. See on see hea sõna, näo. Vot see on see, mis minu meelest on väga stressivaba. Arvan, mõni väljamaalane võiks öelda, et kui te tahate, et öelge mingi huvitav sõna eesti keeles, siis sa võid öelda näoudu. Ja siis vaata, kuidas see, eriti ma arvan, slaavi inimesed, nendel on päris huvitav seda öelda. Ja, aga see kõlab hästi, eks ole, näoudu ja mõjub väga värskendavalt, et minu meelest on see väga tore toode. Et me kõik väsime ära ja võib-olla on päris hea. Mitte ainult ma arvan naistel, vaid ma arvan, et ka meestel. Ma ei tea, kas teil ei ole muidugi käekotti, aga te võite siis naiste käest küsida seda laenuks seda toodet, et ikkagi kui õhtuks ära väsid, et siis näkku lasta, et ma arvan, et päris tore. Värskendab. Sobib kasutamiseks meigi kinnituspreina. See on küll meestele vajalik. Ja, ei, aga et meik püsiks paremini, kui on teada, et see nagu päev otsa pead olema meigitud ja õhtul hommikuse meigiga välja minemas, ma arvan, et see hädavajalik. No siis on need silmapadjakesed, et see on nüüd, et kui kogu see sari, selle ütleme ka ära, et kui kogu see sari on vegan sari, siis see on ainuke toode, millel siis ei ole seda vegan sertifikaati. Üks oli veel mingi. Oli või? Ei, ainult. No, okei. Nii, aga et ühesõnaga ma päris täpselt ei tea, aga mulle tundub, et see on seotud võib-olla selle keeliga, mis seal nagu on. Igatahes ei mingit salatsemist ausalt öeldud, et sellel tootel vegan sertifikaati ei ole, aga nägu või silmaümbrust nagu värskendab küll väga tõhusalt. Nii et hästi, et kes Martina videost näitab, mäletab, et see kuidagi nende väljavõtmine on sealt juba tore. Kaisa tahaks midagi öelda või? Ja ma mõtlesin, et äkki selle vetika pärast, aga vist vetikas on ju ikkagi Vetikas vist ei ole loom, ma ei tea. Kas on taim või loom, kes bioloogiat jagab? Annela kindlasti teab. Igal juhul väga hea toode, mina proovisin ka seda. Nii et nägin, järgmine päev nägin tunduvalt kaugemale. Ma seda ei pidanud tegema. Kombineeri. Siis veel on hästi tore toode minu meelest ka, et mõnus kasutada, et võiks tõesti võib-olla igal inimesel olemas olla, et olenemata east, et see rullikuga silmakreem, et tal on kerge siuke sära andev, siuke highlight toime ka ja hästi mõnus, lihtsalt saab kiiresti peale kanda, et võib-olla mahub hästi kotti ja võib-olla kui hakkab tekkima selline pisut väsinud silmaümbrus, siis äkki siuke kiirukene ümber ja on silmad särastatud ja natuke niisutatud, et tegelikult ju silmakreemi võib ka meigi peale panna, et nahka niisutatud ja värskena hoida. Ja siin on öeldud, ma vaatan, et kasutage põrsesarnadel ülahuule kohal ja ninal, et nendel kohtadele ka võib. See on see, et eks ülahuult ja kõik neid tuleb ka niisutada, et ta annab seda, ühesõnaga seda helendavad seda, nagu kuidas see highlight eesti keeles on, efekti, nii et sära efekti, nii et nii-öelda näo tuunimiseks sobib ka. Ja nüüd läheme siis magama. Jah, et nüüd on need meigieemalduslapid, millega nägu puhastada. Mina katsetasin ära, et on nahale pehmemad kui need rohelised meigieemalduslapid olid, et nende rohelistega, ma ütlen ausalt, minul näiteks natuke nahk hakkas kipitama. Aga need olid küll väga hellad nahale, nii et mitsellaarveega, nii et ja teile on 30 tükki ehk kuu aega siis. Ja kui iga päev kasutada. Selle ühe lapiga saab päris tõhusalt ikka, kui niimoodi korralikult voltida ja saab näo puhtaks küll, et hellad. Ja see vistrike vastane hooldus, et see ka, et mul siin tekkis, ausalt öeldes, see, kui me
siin ükskord nina tilkus, kui me siin väsinud olime ja oli siuke kahtlane olemine, siis mul tekkis külmavill, ma ütlen ausalt, see aitas ka külmavilli puhul päris tõhusalt. Nii et akne puhul, kui on mingid ebapuhtused, siis aitab vähendada püsivaid iluvigu. Ja siin on öeldud see, et seda tarbijate uuringut tegid läbi siis inimesed vanusevahemikus 22 kuni 60. Nii et eks neid näo ebapuhtusi tuleb igas vanuses ette. Nii et jah, tõhus toote. Aga kes on juba 61, seda toodet enam kasutada ei tohi. Pärast selle. Nii, ja siis on see niisutaja, see kreem, mis oli, mäletate, Martina ütles, oh my god, see on roosa, see kõlas nii toredasti. Nii et ta ongi roosa, ta on väga ilus ja ta on tõesti väga niisutav. Ja on niisugune hea puuvilja lõhnaga, et see, mis noortele inimestele ilmselt meeldib, et tõesti hea lõhnaga ja mõnus toode. Ja no siin on nüüd näidatud, et no mis millele vastab, aga tõesti, et see, et ta ei ole mõeldud päris niisugustele 14-15 aastastele, vaid ikkagi küpsema nahatoode. Ilmselt on selle järele suurem vajadus ja et noh, ei tehta ju ühtegi sellist otsust niimoodi ülepeakaela või kuidagi läbi mõtlemata, et järelikult Ambe on selle teinud sellise kaalutletud otsuse ja selle tootesarja nagu sihtgruppi muutnud. Nii et nii on. Vot, ja siin ongi tarbija, eks ole, Z ja Y põlvkond ja kulutab nahahooldusele võimalikult vähe aega, et lihtsad ja mugavad lahendused ja noh, et ega me ei hakka siit seda kõike ette lugema, aga nii on, et kõik on ilu huvides ja ma arvan, et siit saab väga head lahendused oma nahahooldusele, just siuke noorem inimene. Ja võib muidugi kombineerida Skin Nutritioniga, ei ole üldse küsimus, et loomulikult. Ja seda te saate seda slideshow'd ju ise vaadata. Lähen kohe algusesse. Nüüd vaatame kohe, näed, siit on öeldud Artistuudio tursete eemaldaja pluss sära lisavad silmapadjad on veganitoodete registrist välja arvatud ning seega ka Artisti Clean nõuete hulgas. See on üks toode. Ja näete, seal all on Clean, see on Artisti Clean nõue, et nendele nõuetele ta vastab, aga et siis tursete eemaldaja ja sära lisavad silmapadjad. No see on seegi, see on üks asi toode, selle toote kohta on 2 sõna öeldud. Niimoodi, jah. Ta teeb 2 asja, eemaldab turseid ja lisab sära. Nii. Vot, nii et niisuke sari on müügil. Nii et julgelt proovige ja katsetage ja meil oli välja antud see sari, praegu ongi välja antud katsetada ka siis inimestel ja seal on 2 teismelist seal peres, 2 teismelist tütart ja ema ja tüdrukud ütlesidki, et need tundus, et need see pesija ja koorja ja need nagu nii hästi ei sobinud ja ma ei osanud esialgu nagu vastust leida, aga nüüd kohe hakkasime vaatama ja loomulikult vastus ongi selles, et nad ei ole sihtgrupp. Aga ütles üks tüdrukutest, et see roosa kreem, et see meeldis väga, lõhn meeldis ja väga pehme ja ka emale meeldis, tundus mõnus ja kerge ja tõesti boost. Nii-öelda hästi turgutav. Niimoodi. Ja siis meeldis veel rullotsikuga silmakreem, värske tunde jätab ja tahaks loota, et masseerimisest ka veidi vereringele kasu. Et kui selle rullikuga ümber silmade käia, eks ole? Nii et vot sellised tagasisided, nii et alguses ma natuke ehmusin, et kuidas see võimalik on, et kõik asjad noortele ei sobigi, aga põhjus ka leitud, nii et ei midagi lahti, vaid siis nii noored inimesed peavad vist mingi muu variandi endale leidma. Nii, aga jagan veel ühte slaidi.
13. veebruarist tuleb siis tulevad müüki 2 nii-öelda komplekti. Et mis on siis, komplektid on alati odavamad, et esimene siis komplekt on siis, mis sisaldab valgupulbrit ja C-vitamiini ja balansvitinni. Ja teine on siis see, mis sisaldab ka C-vitamiini, D-vitamiini ja seda uut sinkseleniumit, mis tuleb ka siis 13. veebruaril müüki. Et see tsink ja seleenium, et selle kohta küll jälle öeldi nüüd siin sellel Tänasel andmeüritusel. et see on nagu ülivõimas asi, et seal ongi see, et tsink on see, mida tegelikult Amwayl on väga hästi palju ostetud, et see on ka nagu üks müügirekordeid. Ja kui me räägime nagu immuunsusest, siis C-vitamiin, D-vitamiin, mõlemad aitavad tegelikult sellele ju kaasa. Ja siis tahtsin veel rääkida, seda slaidi mul praegu küll ei ole, aga et rääkis sellest, me vist rääkisime ka, kui me käisime Amway LTS-il, et seal räägiti sellest uuest body cleansing kehapuhastusprogrammist. Kehapuhastusprogramm, mis siis Euroopas toimib juba ja läks siis jaanuari algus läks müüki. Ja meil ei ole seda veel. Meil seda ei ole, meil ei ole seda sellepärast, et meil ei ole maksapuhastajat. Aga töö käib, et me selle saaksime. Aga töö käib selleks, et saada need dokumendid korda ja et tuleb ka maksapuhastaja, tuleb nii-öelda siis, algus oli nii, et tuleb Eestisse kõigepealt, siis hiljem natuke Lätisse ja kõige hiljem vist Leetu on ju, et selline jutt oli. Ja siis tuleb see programm ka, et igal juhul see programm on, eriti Itaalias on müüdud seda juba $500 000 eest. Et ta lööb meeletult laineid, et ta ju alles tuli, eks, ja see on tohutu populaarne, et seda tõesti meeletult ostetakse. Et jah, et me selle kohta väga palju midagi rääkida ei oska, sest me ei ole nendel koolitustel osalenud. Me just sellepärast ei osalenud, et kuna algus öeldi, et teile see ei tulegi. Jah, aga et seal tuleb äpp kaasa ja see on päris huvitav asi. Ja lihtne. Ja siis tööriistadest, et tulevad ka seal vähemalt sellised liidrid, meile tuntud liidrid nagu Vera Arhipova ja Nussoldi Väimes siis ka tutvustavad video peal selle toote kasutamist, et kuidas nagu nendel on selle müügiga läinud ja oli vist juba nii, et selle lühikese ajaga on 1,5 miljoni eest müüdud. Ja üks uudis oli veel siis, et ülikõva sõna on tegelikult see uus Vision Plus, et see on müügirekordid teinud tervelt maailmas, nii et võite julgelt promoda. Võite julgelt promoda, see töötab ja inimesed, kes on seda ostnud, on aru saanud, et sellest on ka kasu. Tihti on see, et me ostame mingit asja, aga kasu ei ole. Ja siis nii nagu rääkisime, et 13. veebruar tuleb siis jah, see zinkselenium ja märtsis tuleb siis klister. Klisteri kohta oli ka seal uut infot on ju. Ja laste klister jääb alles, ei kao kuhugi. Et klisteril ja klisteril tuleb siis juurde hästi palju tööriistu, selles mõttes tööriistu, et kuna see nii-öelda see kuna see nii-öelda see mõiste sellest hambapastast, et klister ei ole lihtsalt hambapasta, aga see on holistiline suuhooldussari. Et siis läheb asi nagu läheb peenemaks. Mis sealt siis peent tuleb, eks siis seda ole lähitulevikus näha. Saate holistilised hambad endale. Ja ega rohkem uudiseid sealt ei olnudki, et tahaks järgmine kord, kui tooteõhtu on, et kes siis on juba jõudnud endale seda uut keegi on jõudnud Arctic Studio sarja tellida, et siis tahaks ka nagu kuulata ka teie kogemusi, et mida siis kuidas tundub? Ja mis siis meeldib. Meestele ka veel selline uudis, et küsiti seal sellist küsimust, et kas ikkagi tuleb siis meestele ka mingisugune habemaamisvaht või midagi sellist. Et Ameerikas on ju olemas, on ju. Ja siis mina ütlesin selle peale, Euroopas ei ole ju mehi, et võib-olla sellepärast ei tule enam. Ei, selle kohta öeldi, et tähendab näohooldusrutiiniks soovitatakse ka meestel kasutada skin nutritioni. Aga
see oli lause esimene sa pool. kadusid ära selle peale. Lause teine pool on see, et selle habeme ajamisvahu ja nende spetsiifiliste meestetoodete koha peal lihtsalt on teema on üles võetud, aga otsust ei ole veel tehtud, et jah, Ameerikas on olemas, aga otsust pole tehtud. Nii et Nii lootus on, et midagi tuleb. See natuke on see ka, et kui ikkagi liidrid väga peale käivad, eks, et siis võib midagi mingis suunas, et see oleneb natuke ka mõnikord ka liidrite nagu järjekindlusest, et ega see, kui alguses ju see kehapuhastusprogramm oli, et teile ei tule ja kogu lugu, eks, aga liidrid olid ikka väga järjekindlad, et kuidas, mis mõttes, see on nii oluline asi. Senikaua on Euroopa liidrid siis karva kasvanud, kui lõpuks meeste Kõik on habemikud. Kõik on habemikud. Ja, aga muuseas näiteks võib ka öelda nii, et see sama Vision Plus on ju, mis meile tuli ju eelmine aasta. Ja. Et seda ei ole muuseas näiteks veel Norras, ei ole Türgis, ei ole Bulgaarias, ei ole Rumeenias, ei ole Lõuna-Aafrikas. Wow. Ja, et ei ole niimoodi, et ainult et meie oleme need, kellel mingeid tooteid ei tule, igal pool mujal on. Üldse mitte. Nii et Tambay teeb ju kõik, viib kooskõlla iga maa. Te kujutage ette, 100 riigis ta toimetab. Iga maa seadusandlusega tuleb kõik kooskõlla viia. Ravimiamet, jah. Ja kõik ja see juriidiline ja külg peab kõik olema paigas, et see on meeletu töö tegelikult. Ja sellepärast on nii, et kõik asjad igale poole kohe ei tule ja nii on. Oleme põnevil. Ma ootan väga seda Artistry sarja, mis nüüd peaks loodetavasti reedel jõudma ja muidugi Glisteri sarja ootan, aga väga ootan. Erika kirjutab, vot Indias on õhupuhastussüsteem. Tegelikult on ka Poolas. Sa võid Poolast tellida endale. Me saame seda Poolast tellida, muuseas. Poola lehel on olemas. Ja täitsa tulevad punktid ka sulle, nii et kui sa lähed oma Poola lehele ja nüüd ütlen ka, et kuidas sa saad oma Poola lehele, et sa kõigepealt avad oma Eesti lehe ja siis avad uues brauseris kõrvalt, on ju, või vajutad plussi peale, avad uue lehe ja kirjutad amway.pl. Et ei ole mingit sidekriipsi.pl. Ja siis ta lükkab sulle poolakeelse jutu, kuna me kõik jagame hästi poola keelt, siis sa vajutad sinna Zalogi, on ju, seal on kirjutatud, et sisene. Siis sa vajutad sinna ja sa võid inglise keele ka valida. Saab keele ju ära vahetada. Aga et siis sa oled nende samade paroolidega, sa ei pea uuesti paroole panema, oled nende samade paroolidega Poola lehel ja sa saad seal ringi surfata. Hinnad on kõik muidugi slottides, nii et siis pead sa hakkama sealt natuke ümber arvestama. Ja, aga et õhupuhastaja on jah Poolas olemas. Ja, täiesti. Ta on umbes sama hinnaklass, mis e-spring. Jah, ma ei mäleta. Aga jah, hinnalt samaväärne toode, et mitte selline, ütleme, ma ei tea. Ühekordne ost, ta on ikka, mitte kreemi hinnaga. Ja ma tean ka seda, et kuskil seal Taimaal ja Indoneesias ja seal on ka tegelikult autodele mõeldud õhupuhastaja, spetsiaalne, nii et selline kompaktne. Et tegelikult Nii et erinevatel turgudel on natuke erinevusi ka, aga meil on kõik väga hästi. Aga seda saaks Poolast põhimõtteliselt tellida? Ja. Ma olen mõeld sellele tegelikult. Sellepärast, et seal on tõenäoliselt on see kasutusjuhend on seal mitmekeelne, et inglise keel on kindlasti olemas. Et eesti keelt küll ei ole, et ta ei ole mõeldud praegu meie... Seda peaks saama ka järelmaksuga. Poolast ei saa. Ma ei tea Poolast. Seda ei tea, okei. Aga igal juhul saab tellida. Seda võiks täitsa uurida, sealt lehel on see info olemas, kas ta on järelmaksuga võetav? Ei, sealt lehelt sa ei saa seda infot. Et vaata, minu arust käib... Kas siis sa saaksid, et kas see järelmaksu võimalus, et kas see käib asukoha maa järgi võib-olla. Siis saab kirjutada, küsida. No võt. Nii et nii palju nüüd siis natuke neid uudiseid ja ega meil rohkem ei olegi. Kas kellelgi midagi küsida, lisada? Või midagi lisada mingit enda mingit, et
et ei ole saanud kreepsu, et keegi on öelnud, kuule, ma lõpetan selle hambajäri, et ma ei taha enam. Kuidas see oli selle viimase tsepi peal, kuidas McKenna rääkis, et ta 1,5 kuud ei saanud üle sellest, kui üks inimene, kes ei teinud isegi 100 punkti, ütles, et kuule. Lõpetas ära, ütles, et see kutt ei teinud isegi 100 punkti ja ma 1,5 kuud oli maas emotsionaalselt, et kas ikka tasub. Aga ja reedesel süsteemi õhtul räägime siis huvitavatest kogemustest, räägime tegelikult sellistest, noh, ma ei ütle mitte naljakatest, aga sellistest huvitavatest plaani näitamistest. Et kindlasti teil tuleb ka midagi meelde. Et Sillel oli siin tegelikult eelmine reede oli väga huvitav plaani näitamine. No ühesõnaga, räägin. Ära siit räägi rohkem. Ei, no ma ei räägiga, aga ma tahan nagu huvi tekitada, et see ei ole mitte naljakas, aga see on... Ja. See on, kui kõik on toimunud, siis on täitsa tore. Aastate pärast, ma arvan 10 aasta pärast on see päris naljakas. Ei, ma ütlen täiesti ausalt, see sama viimane Tseps ja McKennade plaat ja see, kus ta räägib kogu see nii-öelda, seal on see jutt sellest emotsionaalselt küpseks saamisest ja see, mida see tähendab, et üks mõiste, et see on, et ma annan teile mõõdiku, kuidas sellest aru saada, et kui kiiresti sa taastud mingist negatiivsest, kas tagasisidest või negatiivsest sellisest situatsioonist, et mida kiiremini seda nii-öelda emotsionaalselt küpsem sa oled ja ma ütleksin, et see päriselt, see salvestus ikka, see oli minu jaoks kulda väärt, nii et nagu te näete, ma ei ole maali maas, ma olen täitsa rõõmus ja tegelikult on kõik hästi ja kogemus on tore, mulle meeldis veel, et seal öeldi sellist asja ka, et kui sa eksid või midagi on valesti või halvasti, siis see ei ole, et kui midagi on valesti või halvasti, siis see ei ole eksimus või viga, vaid see on kogemus, kui sa selle läbi analüüsid ja saad aru, mis sa pead teisiti tegema. Ja ma just täna hommikul, kas Robert Ankassa ütles seda, et kui plaan läheb hästi, areneb sinu äri, kui plaan läheb halvasti, arened sina. Ja, nii on. Nii on. Täpselt nii ongi. Nii et selles mõttes kuulake veel neid just selle kuu lindistusi ja noh, nii nagu me rääkisime, siis üks teema on ka siis see, et kellele missugune lindistus siis et see viimane Tsepp, et jagage, et mõelge oma mõtteid, mida te tahate meie kõigiga jagada, et mis teile meeldis või mis teid kõnetas või millest on abi olnud või mis iganes mõtted teil nende siis Tseppiga seoses tekivad. Just. Nii, aga tundub, et siis tõmbame otsad kokku. Siis jõuavad need, kes täna ei jõudnud kohale, jõuavad ka ära vaadata, et muidu tavaliselt 10 minutit ja kõik. Et ilusat tervist ja paljudega kohtume siin homme Openil Aleksander Kansen. Kansen näitab plaani, nii et tulge, kelle vähegi kannatab, tulge. Ja neljapäeval näitab noor Tallinna poiss näitab plaani, nii et kindlasti saab olema väga-väga huvitav. See on Rakveres siis neljapäeval. Rakveres, jah, just. Nii et tore. Tore.